Siia Mõnguste külla oodatakse täna oma esimesele visiidile uut avalikku teenust, nimelt riigibussi, ja selle tähtsa päeva puhul saadab riigibussi ka regionaalminister isiklikult. Tänavu ületas regionaalvaldkonna eelarve esimest korda 150 miljoni piiri, millest tervelt 200 000 eurot eraldati just riigibussi käimapanekuks. Tere, Mõnguste rahvas! Kedagi ei ole ju. Haldusreformi puhul räägitakse ikka tõmbekeskuste loomise vajalikkusest, aga nüüd ongi tõmbekeskus täiesti olemas. Siin ta on, ratastel tõmbekeskus, tõmbab üle terve Eesti. Ja kui te nüüd küsite, kas see oli minu idee, see riigibuss, siis jah, see oli minu idee. Head Mõnguste kodanikud, kriitikud on öelnud, et haldusreformi on vaja, sest riik ei jõua enam maapiirkondadesse. Täna ütleme meie neile kriitikutele, te olete rumalad. Head Mõnguste kodanikud, tulge saage osa oma riigist. Maksumaksja toel Mõngustesse toodud ajakirjanikele tegi minister põhjaliku ringkäigu. Eelkõige kodanikule ja sellepärast on meil siin olemas kõik vajalikud põhiteenused. Konkurentsiamet, Veeteedeamet ja teised. Vaatame kohe. Tere, kas teil on mingi mure? Jaa. Aha, ja ma tulin väga hästi. Oma pensioni asjus. Jah, tuleme vaatame kohe siia. Lisaks muudele hüvedele suurendab riigibuss ka kohalike turvatunnet, sest bussi tagaistmel reisib kaasa Eesti politsei. Teil oli siin väljakutse või? Ja siin on kirjas. Juulis 2010 on olnud. Oli vist jah, see oli see Madise poiss. Näitab. Näitan. On. Kes see siis nagu tegi seda? Üks lempit tegi purjus pea. Tegin jah. Liigub minu ees. Näe! Seisab siia sõõri sisse ja jääb kohut ootama. Selge. Külarahva uhket pidupäeva kroonis rõõm suurest ja kaua oodatud riiklikust investeeringust, millele taaskord minister oma õnnistuse andis. Kuulutan siinkohal avatuks Mõnguste kultuuri- ja veekeskuse nurgakivi. Juba veebruaris 2015 peaks siin valmima vee- ja kultuurikeskus, nii et Riigikogu valimiste ajaks on ta juba olemas. Väga populaarseks osutus rahvatungival soovil bussi kaasatud riikliku juuksuriteenus. Neile maaelanikele, kes soovisid apteeki või toidupoodi, oli riigil aga märksa väärikam pakkumine. Eesti on ka e-riik ja sellepärast on riigibussis ka tasuta wifi leviala, kus siis kõik kodanikud saavad oma nuti- ja tahvelseadmetega kasutada e-riigi teenuseid ja siin ta... Lembit! Siia, tagasi sõõri. Kus teie nutiseadmed on? Päeva jooksul kaardistati kõik kohalike mured ja probleemid. Tere päevast! Astuge ligi! Tere, ma tulin oma pensioni pärast. Aga ma vaatan, teil on 7 aastat juba riigile maksud maksmata üldse. Mis asja? Et meil hakkas juba maksuameti aeg siin praegu. Kell on 13.17. Vaadake, mul on teile välja prinditud siin juba makseteatis. Siin on kõik viivised ka juba peale arvutatud nende päevade jaoks, mis on tähtaegadest üle läinud. Et see teeb kokku seal 7234 eurot, 24 senti. Kas teenuste pakett riigibussis vastas teie ootustele? Ikka väga hea, et riik tuli meile linnast külla. Väga viisakalt rääkisid vana inimesega. Trahvi sai, aga ei patt oleks nüriseda. Oodatult tihe oli ka riikliku meediku tööpäev. Uus ilmakodanik oli esimene laps, kes selles külas viimase 15 aasta jooksul sündinud. Kui vajalikud riiklikud protseduurid olid tehtud, järgnes lapse pidulik üleandmine. No, kus siis see värske isa on? Eks mina olen. Aha, no palju õnne siis. Oota, mul siin... Aha. Maapiirkondade elanikele teeb rõõmu teadmine, et valmimas on tänapäevane regionaalministeeriumi hoone otse Tallinna südalinnas. Pidage meeles, mitte kedagi ei jäeta maha.
Nii möödus riigibussi esimene töine päev siin Mõnguste külas. Järgmine kord näeb seda bussi siin 3,5 aasta pärast, seega üsna pea, enne järgmisi kohalike valimisi. Ago Koskov, Mõnguste.